Tere tulemast või tere teile kõigil ka minu poolt. Et nimi on suuresti kenasti ekraanil. Et kordan ise ka üle, et nimi on mul Merike Kaev. Ja hetkel ma toimetan siis Justiitsministeeriumis ja minu peamine valdkond, millega ma seal toimetan, on andmekaitseõigus. Ja tänases kontekstis on siis see andmekaitsereform on siis kõige suurem ja olulisem tegevus, millega tuleb toimetada. Et kuna te olete täna terve päeva saanud jälle targemaks, et mis imeloom see määrus on ja kui lihtne ja arusaadav ja kuidas on tulevikus meil üks kena õigusakt, kuhu kõik otsa saavad vaadata, et siis ma väga pikka juttu ei tee, et ma püüan teile selgitada natuke sellist üldist raami, milles siis Eesti hakkab toimetama 25. mais 2018, et mis see loogika saab olema, et kuna meie keskmes on siis otsekohalduv Euroopa Liidu õigusakt, isikuandmete kaitse üldmäärus. Et ma ei ole slaidides eriti tugev, et seetõttu, et need võivad olla väga puised ja sellised, et siin väga sellist, siis ma pigem nagu räägin nendele asjadele juurde seda loogikat. Et kui ma nüüd teile päris ausalt ütlen, et idee poolest meil tegelikult ei olekski vaja isikuandmete kaitse seadust. Noh, kui lihtsalt väga ausalt otse teile öelda. Et tegelikult määrus näeb ette kohustuse siseriiklikult nii-öelda seaduses reguleerida paari küsimust ainult, mille tõttu tegelik vajadus üldseadusele, sellist vajadust tegelikult ei ole. Et me ei peaks seda tegema. Et teatud mõttes tegelikult tekitab ka nüüd võib-olla natuke sellist segadust, et uuritakse ja räägitakse, et oi, millal tuleb see uus isikuandmete kaitse seadus. Et see tuleb, aga ma lihtsalt soovin siinkohal rõhutada, et see ei saa kindlasti olema sellise olulise tähtsusega, nagu on täna isikuandmete kaitse seadus. Ja väga lihtsal põhjusel, see sama ilus määrus, millest teil on terve hommik täna siin räägitud, see saab olema teie kõigi põhiline lugemisvara. Et mis puudutab isikuandmete töötlemist, siis sinna te peate otsa vaatama. Aga siiski, mingid küsimused me siseriiklikult üldseaduses reguleerime ja reguleerimise all ma mõtlen seda siis, et kus me paneme paika konkreetsetes isikuandmete töötlemistoimingutes mingid põhimõtted. Et üldseadus jääb kindlasti väga selliseks üldraamiks, detailidesse me ei lasku üldseaduses, detailsuse tase siis varieerub vastavalt eriseadustes, valdkonnaseadustes. Et siin ma olen natukene hästi lihtsalt kirjutanud ka lahti konkreetselt nüüd, mis puudutab isikuandmete kaitseseadust, mis kohe peaks ka meie majast välja liikuma kõikidele huvigruppidele arvamuse avaldamiseks, loodetavasti tuleb arvamusi palju. Et X saab tegelikult olema väga lihtsalt üles ehitatud. Et kõik, mis on otsekohalduv iseloomuga, kus määrus ei ole jätnud liikmesriikidele õigus otsustada seda küsimust siseriiklikult reguleerida, siis neid juppede uuest isikuandmete kaitseseadusest loomulikult ei leia. Sest sellist toredat õigust meil ei ole, et me kirjutaksime otsekohalduva määruse teksti ümber siseriikliku õigusesse. Mis tähendab seda, et tulevikus on teil väga keeruline aru saada nii-öelda X-ist, kui te ei vaata määrust, sest kõik otsekohalduva iseloomuga küsimused on tegelikult ühed kesksemad küsimused, millele, ma arvan, enamus töötlejaid tegelikult vastuse otsivad, need on kõik, tulevad määrusest. Et mõndades valdkondades, mis me siis nii-öelda täpsustame konkreetselt seda töötlemist, aga see täpsustus on ka ikkagi piisavalt üldine, et me laseme maksimaalselt otsekohalduval määrusel tööd teha ja laseme maksimaalselt tööd teha eriseadustel, sest see on see koht, kus tegelikult määrus sellise nii-öelda oma jõuga saab. Et siin punktis 2 siin on näha, et kuidas hiljem slaidide pealt te näete ka, et ma olen teinud sellise hästi kiire kaardistuse,
et see võib selles suhtes natukene nagu mõjutada saada, et kui isikuandmete kaitse seaduses on mingid küsimused, mida võib-olla me kas muudame veel täpsemaks või tuleb juurde, aga põhimõte jääb samaks, et mis on need kesksed küsimused, mis saavad siis uues isikuandmete kaitse seaduses reguleeritud. Et kas teil on praegu senimaani küsimusi? Väga tore. Nii. Direktiiv võetakse ilusti üle X-is. Et X-is on, et liigume siit edasi, siis on näha, et X-is on selline tore peatükk nagu direktiivi peatükk ja seal siis konkreetselt on see koht, kuhu vaadata. Et loomulikult nagu ka määruse puhul on ka direktiivi ülevõtmise juures ka see oluline koht, et vaadatakse ka valdkonna põhiselt eriseadused üle, kus on vaja siis teha mingeid vastavaid täpsustusi või nii-öelda viia siis kooskõlla nii-öelda eesmärgiga, mida direktiiv püüab nagu saavutada. Aga jah, X-is tuleb siis 3. peatükk, mis puudutab direktiivi. Kas see kohaldamisala selles mõttes on kaalutatud? Et millele ja kuidas, et selle on hästi palju arutletud ja... Aga ma usun, et selle üle veel arutletakse, et ma isegi loodan, et arutletakse, et kui see majast välja läheb, et loodetavasti tuleb jõudsalt hästi palju häid mõtteid ja ilusad argumendid taha ja saame ehitada väga selge kohaldamisalaga nii määrused, X-i ja kui kogu direktiivi mõttes, aga praegu meil üles ehitatud küll, et ka 3. peatükk, mis puudutab direktiivi ülevõtmist, on ka seal toodud välja see kohaldamisala küsimus, et millele konkreetselt see peatükk kohaldub. Aga fakt on see, et kohaldamisala osas me ei jõua sinna, kus on must ja valge vastus. Et selles suhtes, et seda unistust pole veel mõtet nagu loota, et see täituks siin lähiajal, et me saame selle väga selgeks, aga ma usun, et kõikide teie arvamustega, kelleni see eelnõu jõuab, et äkki saab veel selgemaks. Aga siin ma olen lihtsalt teinud kiiresti sellise lühikaardistuse, et nagu aru saada, et mis loogika, et kui me mõtleme nüüd tuleviku peale, et ma ei tea, palju tee konkreetselt isikuandmete töötlemistoimingutega, et erasektori esindajad kõik või? Et et siis äkki puutute ka kokku isikuandmete töötlemisega. Et siis tulevik on selline, kas nüüd selge, aga teissugune. Et X-is on tegelikult, ma lähen korraks hüppan üle mis on need otsekohalduv iseloomuga. Et siin on toodud mul lihtsalt praegu see loogika, et kui see eelnõu teie kätte jõuab, siis te näete ise ka, aga see loogika, mida me oleme praegu viljelenud ja mis teemad me oleme siis konkreetselt isikuandmete kaitse seadusesse pannud, mille osas siis on liikmesriikidel jäetud õigus siseriiklikult küsimus siis reguleerida, on see siis säilitamise, täpsustamise ja kehtestamise näol, et kuidas täpselt see diskretsioon ette on näinud. Aga et see, mis puudutab isikuandmete töötlemise seaduslikkust, et siin me oleme ennekõike võtnud luubi alla nii-öelda avaliku sektori. Et me ei ole siin mitte, et kui me mõtleme selle peale, et artikkel 6, kus räägib isikuandmete töötlemise seaduslikkusest ja nendest alustest, siis liikmesriikidel ongi õigus siis täpsustada või reguleerida täpsemalt küsimus, mis puudutab siis isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik siis avaliku ülesande või avaliku võimu teostamiseks, või see teine variant oli siis, et isikuandmete töötlemine on vajalik seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks, et need on need 2 alust, mille osas liikmesriik võib regulatsiooni kehtestada. Kõikide muude aluste osas on see otsekohalduv iseloomuga ja seetõttu me selle nii-öelda töötlemise seaduslikkuse täpsustamise osas me oleme teinud selle täpsustuse ennekõike ainult, mis puudutab avalikku sektorit. Nii, et see loogika ongi siis see, et kui kõigepealt X-is praegu on see loogika nii-öelda selles eelnõus, et esimene jagu siis puudutab
isikuandmete töötlemise õiguslikud alused avaliku võimu kandjale, kus siis on väga üldiselt välja toodud nii-öelda see seaduslikkuse eeldus, et millal me saame rääkida seaduslikust isikuandmete töötlemisest, kui see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks. Ja siin ma toongi selle vahega sisse, et siin ei ole nagu oluline see koht, et kas seda avalikku ülesannet või avaliku võimu teostab konkreetselt avaliku võimu kandja, sest seda avalikku ülesannet või avaliku võimu võib teostada ka eraõiguslik juriidiline isik. Et siin on just oluline see koht, et mis kontekstis seda isikuandmete töötlemist teostatakse. Ja siis läheb juba edasi küsimused, mis on ka puutumuses nii-öelda erasektoriga, võib öelda, miks erasektori, avaliku sektori, et täna me kasutame terminit delikaatsed isikuandmed, aga uuem versioon asjast on siis eriliiki isikuandmed. Et samamoodi oleme me X-is kirjutanud sellise üldise raami põhimõtted või põhimõtted, et millest tuleb lähtuda eriliiki isikuandmete töötlemisel ja selline täpsustus või detailsusaste siis peab taanduma eriseadustele, et kus konkreetselt tegeletakse eriliiki isikuandmete töötlemisega. Ja siis selline uuem asi ka, et mis puudutab siis nii-öelda lapse nõusolekut ja siis mis puudutab siis nii-öelda lapse isikuandmete töötlemist infoühiskonna teenuste pakkumisel, et millal see nõusolek on ikkagi õiguspärane ja liikmesriigina on meile siis jäetud otsustuskohaks nii-öelda see alampiir, mil me saame öelda, et selles vanuses lapse antud nõusolek on õiguspärane ja et töötleja reaalselt siis töötleb neid isikuandmeid õiguspäraselt. Et rohkem kaalutlusruumi selles küsimuses liikmesriikidele jäetud pole. Ja klassikalised asjad nagu ikka on järelevalve ja vastutus, ja on ka teatud küsimused, kus siis määrus konkreetselt ei reguleeri, aga on öelnud, et liikmesriigid võivad neid küsimusi siis siseriiklikult reguleerida. Ja need on mitmed küsimused, mis tegelikult ka täna on reguleeritud, et on see ajakirjanduslikul eesmärgil ja nüüd uuem on siis konkreetselt, mis puudutab kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks. Et need on ka sellised nii-öelda töötlemise õiguslikud alused, kus me oleme välja toonud niisugused põhimõtteliselt, et kuidas see toimima peaks. Et kõik valdkonnad, kus on ka eriseadused ja põhimõtted, selle valdkonna põhimõtted, mis on ka üldseaduses välja toodud, siis see loogika peaks ka olema nii, et põhimõte konkreetses valdkonnas töötlemise osas, kui see on kehtestatud X-is, siis see peab minema nii-öelda oma kuju saama, lõpliku kuju saama ikkagi valdkonna eriseaduses, mis seda küsimust reguleerib. Et X ei ole see koht, kus me läheme detailidesse, vaid eriseadus peab andma selle täpse nii-öelda sisu isikuandmete töötlemise toimingu osas edasi. Ja siin jätkan selle listiga, mis on need küsimused, mis on meil vähemalt praeguse eelnõu raames reguleeritud X-is. Et siin on mitu tuttavat teemad, mis on ka täna kehtivas X-is olemas. Et ega väga suurt niisugust maagiat ja kunsti tegelikult siin ei olegi. Et nagu ma ütlesin, et X ei saa olema kindlasti enam nagu selline õigusakt, milles nagu juhinduda, vaid väga spetsiifilistest asjadest võtta mingit raami, aga loomulikult see 3. peatükk, mis puudutab siis isikuandmete töötlemist pädevate õiguskaitseasutuste poolt, et siis see peatükk on kindlasti oluline. Ja ma usun, et vastutuse peatükk on ka, X-is on kindlasti huvitav peatükk, mida vaadata erasektoril näiteks. Et mu kolleegi, kes konkreetselt selle direktiivi küsimusega X-i raames on tegelenud, et teda kahjuks siin ei ole,
aga ma annan tema selles slaidid nii-öelda edasi teile, et ma saan aru, need slaidid nagunii saavad ka teie postkasti või kuhu iganes need täpselt laekuma peaksid. Et siin on tegelikult mu kolleeg ka nii-öelda välja toonud natuke selle loogika ja kuidas siis nii-öelda siis see politsei direktiiv on X-i üle võetud või plaanitakse üle võtta, et me veel ei räägi jõustunud õigusaktist, et tegemist alles töös oleva õigusaktiga. Et ma lihtsalt vajutan natuke nuppu edasi, et kui me tegelikult, kui me vaatamegi direktiivi või määrust, et siis paljud sellised põhimõttelised küsimused on oma sisult kattuvad, et valdkonna eripära tõttu loomulikult on seal erisusi mingites küsimustes, aga selline loogika nagu ka määruse puhul on, et mis puudutab põhimõtteid, andmesubjekti õigusi, vastutava volitatud töötleja kohustusi ja nii edasi, et nad on oma loomult üpris sarnased nagu on määruses. Et mille tõttu natuke, et eelnõus tegelikult on, nagu näete, teemade kaupa on need välja toodud ja siis te võite ka sealt leida väga palju sarnasusi nii-öelda ka määruse tekstiga, mida loomulikult te X-ist ei leia, nagu me teame. Et ma ei tea, et ma ei oska väga palju midagi lisada, see on niisugune, pigem see minu selgitustöö oli niisugune tehniline pool, et mis meid maikuust vähemalt tänase päeva seisuga võiks nagu ees oodata, et kuidas see toimimine andmekaitseõiguse valdkonnas nii erasektori ja avaliku sektori osas siis toimima peaks hakkama. Aga kui on küsimusi, võite kõiki küsimusi küsida julgelt. Ja palun. Selles osas puudutab neid valdkonna eriseadusi ja sätteid, mis ka täna on kas nad siis selles vaates saavad olema väga palju erinevad tänasest vaates, et ka täna ju on kohaldatud seda X-i sätet, mis ütleb, et valdkonna töötab, ja edaspidi ma saan aru, on selline sarnane sätte olemas selles uues. Jah, et ma natuke nagu selgitan seda loogikat ka, et suheldes erinevate ministeeriumitega, et mis me oleme nagu välja toonud, et tegelikult need samused ilusad isikuandmete töötlemise põhimõtted on ka täitsa täna olemas. Ja tegelikult määruse enda süda istub ka selles artiklis 5, kus on need isikuandmete töötlemise põhimõtted. Et meie mõte või meie nägemus eriseaduste osas ei ole olnud see, et maksimaalselt kõik ümber teha. Et pigem me vaatamegi sellises valguses, et kas see, kuidas täna on sätestatud isikuandmete töötlemine, et kui läbipaistev ja selge on, et kas ta toetab neid põhimõtteid, mis on täna siis artiklis 5 määruse mõttes ja ka täna kehtivas X-is olemas, et see on nagu see keskkoht, millele nagu me keskendume, sest ka kogu selle, mida määrus väga tugevalt rõhutab, on see läbipaistvus. Ja tegelikult on eraldi välja toodud ka, ma korraks ütlen avaliku sektori statement, et just nimelt see, et kuna me räägime eriseadustes, et siis andmesubjekt tegelikult, mis koht tal on vaadata, et aru saada, kuidas näiteks avalik sektor isikuandmeid töötleb, ongi see õigusakt, kuhu ta peaks nagu vaatama ja aru saama. Et me proovime niimoodi, et eriseadustes vähemalt antakse vastused kõige elementaarsematele küsimustele. Et lihtsalt, kui me kõrvutame korraks artiklit 13 ja artiklit 14 määruses, mis puudutab teabe andmist andmesubjektile, et siis ma arvan, et kui meil õnnestub ikkagi vastata sellistele lihtsatele küsimustele, aga vist tundub vahel, et need ei ole ka kõige lihtsamad, et mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse, kes seda teeb, mis andmetega seda tehakse ja kaua neid andmeid säilitatakse, et see on niisugune A, B, C, D on. Ja me vaatamegi selle nurga alt, et need küsimused saaksid vastatud võimalikult selgelt. Et siin rääkida, et kas me suudame tagada sellist ühist joont,
on veel vara rääkida, sest see tegelikult see valdkond ise tervikuna on üpris toores, kui päris aus olla. Et kui me vaatame õigusloomeliselt ja vaatame üldse isikuandmete töötlemisega seonduvat niisugust normide kehtestamist või sätestamist, et see maailm on päris siuke. Minu aus vastus on, et ei ole. Et selle poole me oleme sellised, et me kõik tahame, et kevadel kõigil silmad säraksid, sealhulgas ka andmesubjektidel, siis ma alati nagu proovin rõhutada, et kui mina olen neid asju nagu vaadanud otsa, siis mõtlen, et mina olen see sama inimene, kelle neid andmeid töödeldakse ja minul on alati tekib natuke kõhedes, kui ma vaatan, et ma ei saa aru, mida tehakse minu andmetega, et kui me mõtleme lihtsalt selle peale, et meie riik on paratamatult andmekogude registrite keskne riik ja minu isikuandmed istuvad enamustes registrites ja kui ma vaatan nii-öelda otsa nendele normidele, kus reguleeritakse seal istuvat isikuandmete töötlemise tööd, siis ma ei tea, andmesubjektina on mul nagu natuke ebameeldiv olla, et ma proovin nagu astuda sellisest ametnikku ja et teha niisugust rollimängu, et ma ministeeriumitega ikka rääkides proovin ka nagu selgitada, et te unustate ära, et ise ka need andmesubjektid, kelle andmeid töödeldakse nendes samastes. Jaa, mis on väga-väga tubli, et selles suhtes, et mul ei olegi, ma siin ei heida üldse ette, et pigem ongi see, et ongi väga keeruline asju väga selgelt nii-öelda kirja panna, kui me mõtleme selle peale, et määrus ise ei hiilga nii-öelda selguse mõtteseks. Et siis proovi nii-öelda ebaselget asja võimalikult selgeks kirjutada, et kindlasti on see võimalik, aga see nõuaks väga palju tööd. Et eriseadustega jah, me praegu proovime koostöös ministeeriumitega toimetada, et me saaks niimoodi enam-vähem kenasti joone peale, et kus on pigem nagu keskenduda sellele, et kus on sellised ilmselged vastuolud või mis ei toeta üldse nii-öelda põhimõtteid, millele peab isikuandmete töötlemine nii-öelda põhimõtteliselt tuginema. Et see on selline joon, mida me võtame, mitte see, et kõik ära lammutada, vaid vaadata just, et kui võimalik muuta asi selgemaks juba selle näol, mis täna kehtib, on minu vastus sulle. Aitäh!